aga mult on ka nagu küsitud, et mis asi see hingeline väsimus ikkagi on. Ja siis me oleme siia kirjutanud mingisugused punktid, et mis nagu võib sind kõnetada, mis on nii-öelda tavamaailmas, et sa saad aru. Et näiteks esimene punkt, mis on see, et sa annad endast liiga palju välja ja sa ei saa tagasi. Et see on see, et kui on kahesuunaline tänav, et sa annad ja sa võtad, siis väga paljudel inimestel on see, et me anname, aga me ei võta see, või meil ei anta isegi. Et sa ei saa midagi vastu või sa ei võta midagi vastu. Väga paljud ei oskagi tegelikult vastu võtta. Ja et kui inimene hoolitseb kõige eest, aga mitte iseenda eest. See on see, kui sa oled kogu aeg teiste jaoks olemas, näiteks omadest kogemustest. Sa oled teiste jaoks kogu aeg olemas, sest see on näiteks minul on see, et ma olen teiste jaoks olemas, minu jaoks on täiesti loomulik. Olla teiste jaoks olemas, kuulata, toetada, üles haipida, olla, mina ei mõtlen seda cheerleaderiks. Aga siis, kui mul endal on mingid raske momendid, mul on mega keeruline tegelikult minna nagu abi küsima või isegi nagu rääkida. Seda ma tean. Ja Elis teab seda väga hästi ja paar inimest veel siin. Et see ongi, et ma olen nii harjunud andma, aga see võtmine ja see tuleb jälle lapsepõlves, mis me räägime siin mustritest asjadest, et sa oledki nagu see, et sa annad ja siis, kui tuleb keegi, kes on mingi, et aga Pirks, palun sulle ka, sa ei oska seda vastu võtta. Sa ei oska. Su aju ei sest suuda. Sest et sa ei saa aru, kuidas ma vastu võtan. Et see on see kahesuunaline tänav, mida me tegelikult alati teeme. Siis samamoodi on, kuidas see hingeline väsimus on see, kui sa surud oma emotsioon alla. Ja me räägime kõiki emotsioone, me ei räägi ainult neid halbu emotsioone ja halbu panemise jutumärkidesse on ju, et näiteks ala viha, raev, mis iganes, vaid ka head emotsioonid, et see nagu ei julge olla nii bubbly, nagu pulbitsev, et sul on, öeldaks kogu aeg mingi käitu normaalselt, ära ole selline. Või kas või, mis omast kogemust rääkides on see, et mul on suht valju hääl. Ma olen seda kuulnud päris paljudelt inimestelt tegelikult, et kuule, me oleme avalikus kohas, et sa oled liiga vali. Been there, done that here. Ja see on täpselt see, et kui sa oledki kuskil kohas, siis sa alateadlikult surud seda alla. Ja see emotsioonid alla surumise koha pealt ka, et kui inimene hoiab end koos jutumärkides siis liiga kaua ilma, et lubaks endale tunda, väljendada või puhata. Ja see ongi see, et minu puhul on tõesti väljendus. Me oleme kõva häälse.